ja siin lektor, keda te väga hästi teate meediast, nii kirjutised kui ka kommentaarid, sõnavõtud härra Indrek Neivelt ja võib-olla vähem on teada see fakt, aga ma pean vajalikuks seda märkida, saate pärast, kui välja lähete, selles veenduda, et ma ei võiska. Paljud on siin Tehnikaülikooliga seotud olnud ja lõpetanud Tehnikaülikooli ja siin on Tehnikaülikooli aastavilistlane. On teil? Päevast kõigile ja rõõmust tõepoolest siin Tehnikaülikoolis olla, ma siin viimasel ajal väga tihti ei käi. Et selles mõttes on alati hea tulla ja täna on seda tõepoolest korrasti söötakse, mida ma vaatan, mis siin pakutakse. Aga see selleks. Et täna siis, millest ma siis täna räägiksin. Et esiteks ma ütleksin niimoodi, et meil on väga palju sellist viimased aastad eriti on niisugust nagu polariseerumist, et kõikidel pannakse sildid juurde, et see on loll, see on tark, eks ole, see on ilus, see on kole ja nii edasi. Et ma kutsuksin teid nagu avatult mõtlema, et kui ma ka vahetevahel ei räägi väga standardset juttu, mida iga päev sealt kusagilt meediast kostub, siis ärge mind kohe lolliks midagi. Tagasi võtnud palju. Et mul on endal see komme, sellepärast ma räägin. Et ma olen väga palju õppinud just nimelt nende käest, kes on alguses rääkinud mingisugust juttu ja see on pead lahtada lausa, siis mõtlesin, et ta ei saa ju sellist juttu rääkida, siis olen mõelnud võib-olla teisest korrast, mis paistab mingi asi teist moodi. Et ma ka üritan teid natukene välja tuua sellest võib-olla kus iganes Lõismäelt, Mustamäelt, Nõmmelt või Viritat, kus te siia olete kokku tulnud. Et vaadata sellele planeedile natukene kaugemalt, vaataks nagu Marsile, et oleks kõik sinna Elon Muskile Marsile. Ja siis vaatame, et mis siin nagu toimub siin maakera peal ja kuhu see asi liigub ja mis siin nagu ärge tulge sellest igapäevast muredest korraks välja ja kujutage ette, et te olete Marsil, no või siis, kes on nagu madalama lennuga siis kuu pealt. Et see on nagu, et ärge siis igapäevasesse elu kinni jääge, et oma parteile, kes on nagu see partei ja see on vale ja see on õige jutt, Trump on hea ja Trump on halb ja nii edasi. Et vaataksime siis seda natukene kaugemalt, et kuhu me siis praegu oleme teel selle, mis meid mõjutab kõige rohkem. Meie arenguid siin piirkonnas ja kaugemal, pärast ma lähen ka natukene puudutada viimaste nädalate või viimase pooleteise kuu teemat, et kuhu see võib meid välja viia, aga üldiselt, kui te kuulete tähelepanelikult, siis see, mis seal toimub, on isegi kohati loogiline. Aga see nii palju sissejuhatuseks. Nii, esiteks, et meie oleme siin kõik nagu vanemad saalis, eks ole, rääkida meie omavahelise demograafiast on juba nagu hilja, eks ole, aga paraku on see selline, et see demograafiline teema on see, mis meid tegelikult siin kõige rohkem mõjutab. See on A ja O ja kui me vaatame seda demograafilist pilti, et siis tegelikult ta peaks olema enam niimoodi, tuleb otsa alla, et kõik need nagu vanusegrupid siin vertikaalteelel on vanusegruppide kaupa ja siis see, kui palju inimesi on horisontaalteelel ja õppod siis naised või mehed. Ja nagu näete, et see hakkab väga nagu rakkenuseks rätki palli kujuliseks minema. Ma peaks olema niimoodi näha. Ja siis ongi näha, et mina olen 57-aastane, saan kohe 58, et see on nagu minu vanuseid on nagu kõige rohkem siin praktiliselt Euroopa Liidus ja siis need nooremad põlved, kes praegu on sündinud, on poole väiksed. Et see on see, mis on see pilt ja Eestis see pilt on umbes samasugune. Et see paneb nagu kõik need asjad paika, ma pärast räägin, mis ta siis mõjutab kõike. Ja see, et mida see nagu Euroopale tähendab laiemas plaanis, kui eelmine aasta sügisel tuli välja see niinimetatud Draghi raport,
ja siis seal ütles ka seda, ettepoole vaatas tahapoole, et kui Euroopa majandus, et järgmise 10-15 aasta jooksul läheb iga aasta läheb tööjõuturult 2 miljonit inimest rohkem ära, kui juurde tuleb. Et kui Euroopas tervikuna. Ja kui me kasvaksime, kui me tootlikkus kasvaks sama kiiresti, kui ta viimased 10-15 aastat kasvanud, siis oleks meie majanduskasv ümmargune 0. See tahandab ära selle tööjõu ära minek, eks ole, ütleme see inimeste tööturult ära minek. Ja et ta on väiksem kui see, mis juurde tuleb ja see, et kui palju meil tootlikkus võiks teoreetiliselt kasvada, et siis ümmargune 0 tulemus. Et majanduskasvu meil ei väga palju loota siin tegelikult siin piirkonnas ei ole. Ja ega nüüd selle, kui me räägime sellest maailmas tervikuna, siin on karmalt näha, et kes kui suure, et roosad on siis sündimus on ühe naise kohta 1,9, see on siis enamus planeedist on niimoodi ja siis see tume lilla või mis värv on, see on siis üle 4 lapse naise kohta, see on Aafrikas. Aga siis 3 ja rohkem last on näiteks Kesk-Aasias ja nii edasi, aga kõik juba Jaapan, mis rääkimata Koreast, ka Hiinas on juba tegelikult on probleemid lapsi ja seal on mingisugune alle 1,5 laste hulk naise kohta, nagu te teate, selleks, et rahvastik taastoodaks oleks vaja vähemalt 2,1. Ja praegult on meil selline olukord, et maailma rahvastik tervikuna kasvab ja ta on mitte sellepärast, et Aafrika kasvab kiiresti ja osa Aasiast ka veel, aga ta kasvab ka sellepärast, et need põlvkonnad, kes on suured põlvkonnad, need ei sure veel ära, mis nii ebapoliitiliselt väljendatuna. Et see sellepärast, et eluiga kogu aeg pikeneb ja mingid aasta käigus seal 30, 40, 60 aastat tagasi on suuremad olnud, sellepärast tegelikult ikka rahvastiku arv veel kasvab mõnikümmend aastat ja siis hakkab ka see tõenäoliselt kahanema praeguse sellise elukorralduse juures, nagu meil siin on. Aga mida see tegelikult näitab, et rahvastikku on selline sündimus on nii madal, mis mulle nagu meeldib selle juures öelda alati, et noorematel inimestel vaadake, et 20-30 aasta pärast on ikkagi tööjõud palju väline. Et kes oskab midagi tööd teha ja tahab tööd teha. Et see, et rahvast on vähem ja edasi ja kui seda näitab ka võib-olla seda, et me tegelikult, kui me arvame, et meil tuleb tohutult nagu immigrante siia, siis ega nende immigrantide pärast nagu potentsiaalsete immigrantide pärast on võitlus või võistlus või kuidas me nimetame varsti väga suur, kõik tahavad on majandus käigus hoida ja miks see immigratsioon on just siis nagu see selline demograafia majanduse mõttes on väga tähtis mõtleta, mis siis ikkagi on rahvastik vähenenud. Eestis ka näiteks eelmine aasta vähenes üle 5000 inimese, eks ole, siis kui me viimased siin enne seda Ukraina sõda algust ja Ukraina sõja oli palju Ukrainast inimesi elama, siis nüüd on see nagu lakanud ja meil on loomulikult ikkagi praegu sündivus on nii väike, suremus on suurem. Nii et meil läheb siis eelmine aasta oli natuke üle 5000, mis on see et Eestis vähenes elanikkonna arv. Ja kui mõtleme, et siis see on umbes niimoodi 5000 elanikuga linnad on Rapla, Elva, Jõgeva, Põlva, edasi iga aasta üks selline läheb. Ja nüüd on järgmised aastad on väga kiirenenud, kui me Eestisse kujutame seda ette. Ja siis majanduse mõttes, nagu öeldakse väga palju ka, et see, et Euroopa on demograafiline katastroof. Ja mida see siis nagu tähendab, see sotsiaalsüsteemil on see esiteks on suur koormus. Et kuna ei ole neid inimesi enam väga palju või jääb kogu aeg vähemaks, kes sotsiaalmaksu maksavad ja ka selle vastu muud ei ole, kui siis nagu pensionid, mis iganes räägivad poliitikud, et kuidas pensionid kasvada, aga ma vabandus, minul ei ole vaja hääli võrrata, et ostujõud ei kasva. See on väga raske, kui vaadata nagu, et üks aasta võib
võib kasvada, 2 aastat võib kasvada, kui me vaatame 5 või 10 aasta perspektiivis, siis see on väga raske saavutatav, et see ostujõud pensionäril kasvab. Ja pensioni iga tõenäoliselt kasvab, see on suurema tõenäosusega. Ja kindlasti tuleb sellega tegeleda ja vaadata, kuidas inimesed, kes on täisjõus ja kõik saaksid olla konkurentsivõimlused veel kauemalt tööd teha ja nii edasi, et see selline demograafiline probleem, veel kord, ei tahtnud teid tuua ära rikkuda, aga ma valetada ei oska. Et see nii on. Ja mul alles paar päeva tagasi rääkis üks hea sõber, kes rääkis seal Šveitsis ühe vanadekodu pidajaga Šveitsis, eks ole, väga uhkes kurratis. Tasu seal 6,000–7,000 eurot, see on enam sama kust. Et neid inimesi, kes sellist raha maksavad, on palju, kes tahaksid tulla, aga ei leita teenindajaid, kes 6,000–7,000 euro eest teenindaksid. See on see, kuhu me täna tegelikult oma demograafiaga oleme jõudnud oma süsteemiga. Ja see on kurb. Ja kui me veel kord, kui me siin mõtleme nagu selle Eesti peale, eks ole, siin me oleme lugenud lehtedes, et kusagil Jaapanis või ka Itaalias on mingisugused külad on tühjad ja otsitakse inimesi sinna, siis tegelikult see hakkab kasvav trend siin Euroopas olema. Ja siis kujutate ette, mis ma siin olen noormatele inimestele rääkinud, seda ei tee rääkida mis ka oma lastele, et siis 20 aasta pärast või 10 aasta pärast või kusagil seal Usbekis või kus on juba ka üle 35 miljoni inimese muuses või siis Aafrika kusagil külas keegi lampab oma telefoni või midagi selle sarnast ja vaatab, et kuhu ma enam lähen. Igal pool on neid kohti, kus saab valida, et ilma rahata minna, mingi eluase saada, on maailm. Võtad Itaaliast, Prantsusmaast, Eestini välja. Et tule ainult ja pane tuled põlema. Et see on paraku see, kus me nagu selle oma demograafiaga oleme jõudnud. Nii et ja see paneb ka nagu kogu sellise majandusele annab mingisuguse noodi ette, sest et veel kord teise teate, ka mina tean, et vanemad inimesed juba nii palju ei kuluta, meil ei ole vaja nii palju asju osta, eks ole, siis tarbimine väheneb, selle võrra jälle töökohti jääb vähemaks, ekspordid kõik või import väheneb, sealt kaubandus väheneb, siis transport läheb kallimaks ja nii edasi, see kogu see logistiline ahel on teistpidi tööle, on väga raske panna. Ütleme, kogu selline inimesed kapitalistlik süsteem on ikka üles heitud sellele, et kõik on kasv, suurem. Järsku hakkab tagasi liikuma. Ja see nagu natukene nagu jalgrattaga sõitis, sul paneb tagurpidi natuke käib ja siis on seisab. Rattad kinni. Et see on peab samamoodi olla ka majandusega, aga teisest küljest jällegi jäävad siis mõned linnad ja veel asulad, kes tühjemaks ja siis kogunevad veel rohkem kokku, ega nagu elu seisma ei jää, eks ole, aga veel kord sellist nagu, kui ikkagi lapsi ei ole, siis midagi siin rõõmustavat siin päeva lõpus ei ole. Nii, ja nüüd, kui me vaatame siis edasi, mis meil siis veel Euroopas on, et siis on see riikide võlakriis, et meil lapsi meil ei võla, aga laenud on. See teisib, millega me siin oleme tegelenud. Selleks, et oma elu ikka nagu paremaks teha, siis laps teatavasti on kuluhoidju. Ja ma tean, meil on ka 3 last, aga see on rõõm ka loomulikult, et väga suur rõõm, ma ei räägi sellest, et ma räägin majanduse poole pealt praegu naljaga pooleks. Aga et tegelikult on see, et oleme nagu liiga tarbimisele olnud orienteeritud kogu see meie mõttemaailm, mida me siin kultiveerib kogu see süsteem. Ja mille tulemus on siis see, et meil on väga palju võlgasid ja siin on joone pealt näha, et see joon, mis on Euroopas kokku lepitud, see
5% juurde, siis enamik riike on üle selle ja Kreeka on endiselt kõige suurem. Ka Ameerika Ühendriikidel on üle 100% SKT-st on võlad. Aga siin on ka Euroopa riigid. Ja mida see tegelikult näitab see, et ega neid laenusid, mis on siin üle 100% SKT-st, ega neid keegi ju tagasi maksta. Sellist nagu ma arvan, et nii naiivsed inimesed ei ole kedagi. Et see ainult ikkagi ainult inflatsiooniga need vaikselt seal teenitakse ära. Inflatsioon tuleb kogu aeg suurem kui intress niimoodi, et need hoiustajad, kes täna siis hoiustavad, need siis võtavad selle kahju sisse põhimõtteliselt. See on pikema viitega maksustamine on see midagi muud, see kogu see inflatsioon on. Ja sellest meil ei ole pääsu. Et meil, selle võiks küll kogu. Kui ma olen siin vaielnud siin viimased aastad korduvalt, eks ole, kas laen tuleb tagasi maksta või ei tule tagasi maksta, siis loomulikult laen tuleb tagasi maksta ja riigid üldiselt ikkagi pikendavad laenused ja juriidiliselt jah, ta makstakse tagasi ja võetakse kohe uus peale, et siis see on nagu muna või kana vaidlus, et kumb oli enne. Et aga natuke teistmoodi, et siin ikkagi sisuliselt riigid ei maksa laenused tagasi, maksavad ainult intresse. Aga jah, et selline see olukord on ja riigid on üle laenanud enamus ja kui meie oleme siin väga väiksed laenad, siis ega see päeva lõpuks inflatsioon sööb kõik need, et pikas plaanis ikkagi vähendab ostujõudu ja me maksame lihtsalt selle kinni, need, kes sellele on säästud, need maksavad selle kinni. Nüüd geopoliitika, seda ma mõtlesin, kas ma tänaseid panen selle üldse sisse või vaatan hoopis teisest nurgast, sest viimase pooleteise kuu jooksul on see natukene muutunud või vähemalt võib muutuda ja võib-olla vara veel öelda. Aga ma igaks juhuks panin selle pildi siia ette, et näidata, et kui suured on siis need niinimetatud BRICS-i riigid. Et see on siis Brasiilia, Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Aga on ka siis nendega ühinenud, või tahavad siin ühineda, kes on parasjagu vist selles faasis nad on Egiptus, Iraan, Etioopia, Araabia Ühendemiraadid ja edasi, ja siis ka veel Türgi räägime nendega läbi. Aga võib-olla tähtsam on see, et kui me vaatame, et kuidas siis nagu 25 aastat tagasi, et oli BRICS-is 21% majandusest nagu oli BRICS-i riikidel täna 43. See võib-olla on tähtsam number tegelikult kui kogu see, et kas see BRICS jääb kokku või ei jää kokku ja mida need Ameerika Ühendriigid teevad selle teadmisega, et see, et just nimelt on siis Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa, Iraan ja teised riigid on selja kokku pandud, et mida see nüüd tähendab ja kuidas siis Trump sellega nüüd edasi siin toimetab. Ta ise on lubanud, et kui keegi loobub dollari kaubandusest, siis paneb kohe sanktsioonid peale nendele riikidele, sest et see on see, mis on tegelikult üks nagu BRICS-i mõte on ka see, et siis nagu õõnestada sellist Ameerika üleolekut maailmas ja et oleks maailmas mitu keskust, mitte ainult üks jõukeskus. Aga jah, tähtsam siin võib-olla meelde, et jah, täpselt see, et need arengumaad kasvavad palju kiiremini ja et oli 25 aastat tagasi 20%, üle 40%, mis BRICS-i riikidega käes on maailma SKT-st. Ja nüüd on üks uus trend, millega võib-olla viimased paar aastat on rohkem hakanud toimetama ja sellest ma räägin ka ja siis saate võib-olla pärast paremini aru, et miks Trumpi administratsioon tegeleb mingite teemadega, millega praegu tegeleb. Ja globaliseerumine selliselt kaasaja mõttes, eks ole, kui te mõtlete oma igapäevast ka tarbimiskorvi, siis me elame tegelikult imelisel ajal ja me läheme poodi ja me ostame apelsini iga keeles või siis banaani või midagi, et see on nagu uskumatu, et see on nagu muinasjutt mõnes mõttes, eks ole, et see, et kes mis oleks 30 või 40 aastat tagasi arvata, et selline asi on olemas,
rääkimata sellest, et kust kohast tulevad meile jalanõud ja kust tulevad autod ja kust midagi veel, mis importkaup on ostnud, kuidas me siis kõik selles tööjaotuses oleme oma koha leidnud. Ja no näiteks ühe sõiduauto kokkupanemiseks on vaja umbes 30 000 eri osa. 30 000. Aga kui on 29 999, siis autot kokku ei saa panna. Ja nii see on ja nüüd siin on mitu asja, et esiteks, kui see koroona oli, siis said aru, et kui kusagil tekkis mingi tarneraskused, siis oli kogu ahel oli segamini ja midagi ei saanud kokku pandud õigeks ajaks. See oli üks põhjus, miks selle deglobaliseerumine pihta hakkas. Teine on see, et globaliseerumine on olnud suuresti tänu sellele, et Ameerika Ühendriigid on maailmas turvanud seda kaubavoogusid. Kõik need laevad ja laevaliiklust on turvatud ja seda tänu sellele ka, et Ameerika Ühendriigid on hoidnud ikkagi suuremad, kui ta siis nagu politsei on, viimased 30+ aastat üle maailma, et on hoidnud suuremad sellised kriisid ära, suuremad konfliktikohad ära, et ei ole tekkinud mingisuguseid probleeme, või suuremaid probleeme kaupade liikumisega, et kusagil mingid piraadid võtavad laevad üle ja teises kohas võtavad piraadid üle ja kusagil on sadamas mingid röövrid ja kusagil tekivad mingisugused rahutused ja ei saa õigeks saaks mingi kaup valmida, et see tegelikult on üllatavalt hästi töötanud pluss see 30+ aastat nüüd. Aga see on kallis Ameerika Ühendriigile. Ja nad ei jõua seda ja neil oli mõtet seda ülalpidada, tegelikult võib jõuaks ka veel. Aga nad ei pea nagu tervet maailma siis nagu turvama. Et siis kõik saaksid oma kaupas vahetada. Ja nüüd, mis see globaliseerumise juures on veel ka see, et kui me nüüd nagu, kui ta kogu aeg kasvas see globaliseerumine, siis 1%, kui kauba kulu läks 1% odavamaks, siis kauba maht kasvas 5%, see oli selline reegel. Ja nüüd kujutage ette, kui see aparaat hakkab teistpidi jälle liikuma. Et kui läheb natukene kaubavahetus kallimaks mingisuguste erinevate konfliktide pärast või sellepärast, et kusagil on demograafiliselt on tarbijaid jääb vähemaks näiteks ja ka muudel põhjustel. Ja siis järsku hakkab see süsteem nagu teistpidi, siis hakkab kõik kallimaks minna see kogu transport. Ja palju tõmbab kokku poole rohkem. Ja kui me vaatame ka sellist tootmist kui sellist, siis 30+ aastat tagasi, kui see suuremat sorti globaliseerimine lahti läks, siis 40 aastat võib-olla. Siis oli niimoodi, et ikkagi sinna Hiina kanti ja Aasiasse läksid tegelikult odavamad tööd ja tööjõumahukamad tööd. Siis väga palju on näiteks ka tekstiilis, muudes tööstusharudes on tänapäeval selline olukord tekkinud, kus see tööjõumahukus on asendunud kõik automatiseeritud süsteemidega või siis robotiseeritud kõik. Inimesed ei ole. Ja võib-olla rahulikult, et enne töötas seal tuhandeid töötajaid, kes iga päev olid tööle, siis nüüd on see lektor näiteks mingisugused seadmed kusagil ja selle hoiavad ära 5 insenerid, võib-olla 10. Ja kõik. Ja see ei pea enam olema mitte kusagil, see võib olla rahulikult Ameerika Ühendriikides, see võib olla rahulikult Euroopa Liidus sellised tootmised. Ja need tootmised nüüd tuuakse naised tagasi. Ja eelkord, kui need hakkavad tagasi liikuma, need tootmised, ja siis see transport läheb kallimaks. Praegult on, kui me võtame mingisuguse, ma ei tea, ostate kingapaari või saapapaari või midagi muud, siis see transpordikulu on seal nii sent, on seal sees. Selles, et aga siis, kui ta hakkab tagurpidi minema, siis läheb kõik kallimaks, selle korda tekitab omakorda ahelreaktsiooni. Nii et selles mõttes see on huvitav trend, kuhu ta meil välja viib, eks seda me saame näha. Midagi jälle, siin ei ole midagi katastroofilist, vaikselt läheb, aga kindlalt ja ühes suunas. Et see, et nüüd, nagu siin enne 2008. aasta kriisi oli räägitud, et London on finantskeskus ja Hiina on suur teha ja nii edasi, et siis seda enam sellist juttu, et tänase peale keegi ei räägi.
Nüüd järgmine, mis meie maailma siin mõjutab, on siis nagu tehisintellekt või tehisaru, kuidas seda eesti keeles parasjagu öeldakse. Ma ei tea, palju teis kasutab tehisintellekti. On teil kõigil konto lahti? Keel ei ole, siis tehtud lahti. See ei ole üldse hirmus ma öelda. Või siis kutsuge keegi noorematest sugudest aitab seal lahti teha, väga huvitavad. Saate oma huvitava vestluskaaslase ja intelligentse muuseas. Väga intelligentse. Seda nagu kusagilt maalt ei saa, võib-olla pärast ei lähegi enam teisega naabri naisega enam ei tahagi rääkida. Et kui seal hakkate küsimusi esitama ja vastused saate kõik. Aga mis ma siin tahtsin rääkida, et see selge on see, et mõjutab see järgmiste aastakümnete arengut siin kõik ja kui palju ta mõjutab, seda me keegi ei tea. Aga siia ma olen pannud ühe partnergrupi sellise joonistuse või joonise, mis näitab, et alati sellised uued tehnoloogiad alguses läheb üles, et kõik räägivad, kuidas ta kõik maailma muudab ja kõik on nagu positiivne, kõik, siis ta tuleb, siis ta kukub sinna alla kohati. Siis öeldakse, et täiesti segast, et lootsite liiga palju sellest. Oli siis nagu internet või kõik muud asjad, eks ole, ja siis hakkab vaikselt jälle ronib jälle üles see graafik, eks ole, niimoodi. Ja küllap selle tehisaru läheb ka niimoodi, et ma arvan, et täna me oleme selle tippu suhteliselt läheda sellest, rääkimist kõigest muust. Varsti ta kukub sealt ja need aktsiahinnad ka tõenäoliselt, mis on siis sellega seotud, kukuvad vaikselt alla ja siis ta tuleb jälle üles tagasi mingi perioodi jooksul. Ja nii on enamasti kõik käitunud. Eks me saame hiljem näha, et kus me praegult oleme. See on nagu minu praegune ennustus, et me oleme selle tippu suhteliselt lähedal. Aga jah, tehke oma kontod lahti, kes ei ole teinud ja vaadake, mis seal saab kõike teha, et see on nagu täiesti ulme mõnes mõttes on ju ükskõik mida tehtud laske omale kas või, ma ei tea, liikumisgraafik teha näiteks. Et öelge, et olete nii vana ja mis harjutus peaks tegema ja kui palju iga päev. Vaadake, mis töötab teile näiteks. Et ma lasin oma treeningplaani teha. Et päris huvitav oli. Ja kuni see on selline ajapiide rohkem, aga tööasjustes ta ikkagi teeb sellise keskastme ametniku töö, teeb väga kiiresti mingis osas ära mingit asjade otsimus, aga veel kord peab olema kriitilist meelt ja seda, et kõike ikkagi, mis sealt saab, ei tasu nagu uskuda ka. Nii, nüüd järgmine, mille ma armastan rääkida, kui ma räägin nagu treenidest. See on Kreeka majandusteadlane, kes oli ka lühikest aega Kreeka rahandusminister Varoufakise teooria. Mõni ütleb, et ta on selline vasakpoolne väga, et ei ole viisakas heas seltskonnas tsiteerida. Aga mulle ta teooria nagu meeldib ja ma arvan, et see kehtib päris hästi. Ja see on siis see, et mis on nagu toimunud meie turumajandusega. Vaadake, me oleme õppinud ka, kes on siin koolis käinud ja pärast lugenud raamatutest turumajanduse kohta, et siin on perfektne turg ja kus saavad kokku ostjad ja müüjad ja neid on hästi palju ja siis kujuneb välja hind ja kauplevad ja nii edasi. Aga nüüd, nagu te teate, eks ole, sellist perfektset turgu ei ole. Toidukauplus on ka, eks ole, mingi 5 või 6 ketti ja lähete turule, siis seal ilmselt need õunamüüjad ostavad enamasti ühelt sisse või maale toojad need õunad seal ikkagi õnneturul või Põltjäänaturul või Keskturul, kui nad just ise väga kasutavad. Aga ühesõnaga see teooria on selline, et selline klassikaline turumajandus ei kehti tänases maailmas, kus me müüme oma asju platvormi peale. Ja et selle kauplemise asemel on nüüd algoritmid, mis siis nagu otsivad sulle siis seda vastaspoolt, kes sul on ja vaatab, et see algoritm alati jääb peale niimoodi, et see vaene müüja, kes seal on, või kaupu Amazonis või kusagil mujal, et siis ega tema enam raha ei jää. Ja see on see probleem. Et me oleme palju olete ostnud, mina ei ole midagi ostnud sealt, aga ma olen näinud neid
demoreklaame, eks ole, mis hinnaga, siis vaatad, no, nagu plastmassi kulu peaks olema, see on nafta see, eks ole, peaks olema suurem põhimõtteliselt. Et ja nii edasi. Aga ja samamoodi on ka Amazonis paljud kaubad või siis ka muudel platvormidel või siis võtame ka näiteks Booking, kus me saame hotelli tuba võtta. Et need vaesed hotellid, need vaesed kaupade müüjad, kes siis oma platvormi, teised kelgi platvormi müüvad, ega nendele eriti raha enam ei jää. Nad on niimoodi otsaga, need algoritmid täpselt teavad, kui suured sul need kulud on ja hoiavad seal täpselt niisugune pilpa peal, et sa ära ei sure, aga ellu ei jää. Ja siis, mis see nagu siis majanduse mõttes nagu halb on? Ta on halb selle poolest, et vaadake, kui meil näiteks oletame kusagil Raplas või Kohilas või Värskas või siis mujal oli mingi ettevõte või on mingi ettevõte, kui ta enne müüs selle otse, siis nagu nendele kaubanduskettidele või kõige muule, siis tal ei kasumit, siis ta siis maksis tulumaksu selle pealt, eks no Eestis küll mitte, aga ta toetas ka ümbruskonna ühiskonnale nii raha üle, et ta andis kogukonna raha tagasi mingil moel, et lastele pole buss kusagil võistlustele või teatrisse minekuks või siis oli ka kusagile veel mingit üritust sponsoreerida, siis tänasel päeval nendel ei jää raha, millega siis nagu kogukonda panustada. Ja siis need platvormi omanikud, need saavad kogu rikkumis, siis me loeme lehest, kellel on 20 miljardit, kellel on 400 miljardit, kellel on 150 miljardit, 50 miljardit, 30 miljardit, no mis iganes arvustused, eks sulle nagu tundub, et miljard ei ole enam mingi raha. Ja see on see, mis on tegelikult viimased 10 aastat toimunud ja kui me nüüd räägime näiteks võrdluseks, et need platvormi omanikud on saanud väga rikkaks ja nendel on nagu väga suured varandused käes. No lihtsalt teile võrdlus, täna unustasin kontrollimata, aga suurusjärk on umbes selline, et ma ei mäletaks 2000, alguses oli 2001-2002 oli ühel aasta lõpus, kui Nokia oli kõige kallim firma Euroopas, see oli 200 miljardit eurot või dollarit, täna peab sama. Siis oli ühel aastal oli niimoodi, et Microsoft oli natukene odavam kui Nokia, siis kui Nokia telefoni tootis. Täna on Microsofti turuväärtus 3 triljonit. See on siis 20 pluss aastaga. Niimoodi ja need Ameerika suured firmad, siis kõik Apple, Google, Microsoft ja edasi, Amazon, kõik on üle triljoni dollari maksvad firmad, osa on 2-3 triljonit. Triljon teatavasti on miljonit. Lihtsalt sellised suurusjärgud. Ja need, kes siis olid siis õigel ajal nende aktsionärid, need on praegu väga rikkaks saanud ja nagu ka räägivad siis minu juttu, et see imeb sellest keskmise suurusega firmadest ja väikeste firmadest imevad need platvormid raha ära. On ka näiteks üks tuttav kinnisvaramaakler seal rääkis, et näiteks seal Lõuna-Prantsusmaal ja sellised keskklassi kortereid väga ei osteta, aga kõik tahavad lossi osta. Neid ei ole. Et see on see, kuhu see maailm praegu tegelikult liigub. Ega see midagi head ei ole. Aga no nii see on, meil praegu midagi teha ei ole, aga küllap see varsti kusagilt midagi kärsib siin. Nüüd järgmine teema on see roheleppe või rohepööre või mis iganes või net zero või kuidas seda siin maailmas nimetatakse. Ja siin nüüd Donald Trump küll keeras selle tagasi Ameerika Ühendriikides, meie läheme võidukalt edasi. Ja ma ei tea. Sellepärast, et kui me vaatame demograafiat,
siis meil ei ole probleemi. Et me ise sureme enne ära. Põhimõtteliselt, mis me siin ikkagi nagu väga muretseme, ega ka inimesed vähemaks, siis need saastavad vähem. Et kui niimoodi vaadata natuke pikemas plaanis, aga kui me vaatame veel ettepoole, et tahame optimistid olla siin, eks ole, siis loomulikult ma ei räägi seda, et loodust ei pea säästma või korralikult ressurssi ega ümber käima. Aga need, mis siis nagu plaanitakse maailmas investeerida, McKinsey arvutas siin välja paar aastat tagasi, et see 2050 niinimetatud net zero ehk siis nagu süsinikuneutraalne maailm selleks peab investeerima siis tolle rahas 275 triljonit eurot. Maailma SKT on täna umbes 100 triljonit aastas, ühe aastas. Nii et me peaksime tegelikult järgmised 25 aastat siia investeerima siis umbes 8-10% SKT-st. Et Eesti mõistes on see siis umbes 4 miljardit. Sellest, et seda saavutada, kui me jällegi suured numbrid võtame ära. Neid vahendeid meil ei ole olemas. Selles mõttes. Ja siin on igasuguseid, mina olen ka vahetevahel öelnud väga palju kriitikat selle rohepöörde suhtes, et veel mina ei ole nagu selle keskkonna vastane või tahaks õudselt reostada vastupidi, ma arvan, et ma olen väga säästlik ja kokkuhoidlik inimene. Aga minul meeldib lihtsalt see kuidagi see kampaania ja see, et kuidas on tehtud see selliseks nagu absurdseks mõnes mõttes, et me peame nagu, ma olen siin rääkinud liikmeskohas ka, et nagu see, et kui ma sõidan Teslaga, see on kliimaneutraalne, see on okei. Aga lehma ei tohi juurde võtta. Sellega me rikkume keskkonna ära. Et see on nii kuritegu, kui ma võtan lehma loobustamale. Et sellest mina nagu aru ei saa. Ma aga nagu põllumehe poeg. Ja tean, et aastal 1939 loenduse järgi oli mitu korda rohkem lehmi ja hobuseid. Aga keegi rääkinud, et meil on liiga palju CO2. Ja et me kohe hakkame ära surema. Ühesõnaga, selle roheleppega nüüd on huvitav vaadata, mis Euroopa tegelikult teeb pärast seda kogu seda Trumpi valitsemist. Et nagu te mäletate, siis 1,5 kuud tagasi, kui Trump ametisse astus, siis ta teatas kõigile, et tuleb rohkem naftat puurida. Ja meie läheme nagu edasi ja meil täna on tegelikult probleem Euroopas see, et me oleme konkurentsi võimetud oma selle kliimapoliitika pärast. Ja me paneme niimoodi vapralt edasi sellega. Kui kaua, ei tea. Ja veel kord, et kui palju seal on sellist propagandat, kui palju tegelikult veel kord mina ei ole nagu, et eitaja, et midagi probleemi ei ole, aga veel kord mina ei tea ka, et kõik ja täna peab vaata neid teadusartikleid ka ja kes midagi teeb ja kas on tellitud, kumma poolt tellitud. Minul ei ole mõistus seda hinnata, et ma ei ole väga asjalind. Ma igal juhul nagu selline mõistlik ja sääslik elustiil on igal juhul nagu positiivne, üritab ise seda nähtuda. Ja ma tean näiteks seda, et kõik need, kes on ehitanud targa maja omal või nüüd targa maja või siis targa korteri, eks ole, nendel energiakulud kasvavad. See on nagu selline karm reaalsus, et ehitad targa korteri ja pärast vaatad, et elektriarve on palju suurem kui siis lollis korteris. Aga jällegi propaganda käib, tuleb teha kõik targad ja kõik muudlased ja siis edasi. Nüüd siis hakkame vaikselt ilmselt see ei tähenda seda, et ütleb magama jääda. Et 40 minutit juba kuulatud ka, nüüd on õnne käes. Aga see on siis see, et mida siis Trump alustas seda, et make America great again. Ja siis Trumpi isiksus ilmselt täna nagu polariseerib meie ühiskonda väga palju. Osa, kes on väga suured fanaatikud temal ja ütlevad, et kõik, mis ta teeb, on õige. Ja teised ütleb, et
tegemist on ikkagi mingisuguse täiesti ebaadekvaatse inimesega. Aga katsume nagu seda emotsioonid kõrvale jätta ja vaadata, millega ta tegelikult tegeleb. Ja ma ei hakka rääkima siin nendest kõikidest võukidest ja immigratsioonist, ma räägin majanduse poolelt, eks ole. Need on nagu teine teema, sellega las räägib teised inimesed. Nii, aga majanduses on see, et nagu ma enne ütlesin, et Ameerika Ühendriikidel on probleem, et ta ei jaksa seda korraks maailmapolitseiniku amet pidada ja pole ka võib-olla mõtet enam pidada, sest et teised riigid on võib-olla väga suureks läinud ja tahavad ka nagu ikkagi sõna kaasa öelda sellises globaalses maailmas ja kui me nagu mõtleme nagu lihtsalt nagu maailma kodanikena veel kord unustame selle enda maalappi ära, siis tegelikult ikkagi 2 või 3 parteid on parem kui 1. Põhimõtteliselt, eks ole, nad vaidled oma vahel ja tuleb ikka parem tulemus pikas plaanis, kui kogu aeg 1 on. Seda ühte parteid ma nagu proovinud. Et sealt nagu väga hästi välja tulnud. Nii et selles mõttes võib-olla see mitmekeskusega maailm ei ole nii halb, kui meile ette nagu räägitakse, et see on paha ja meie oleme siin nagu head ja kõik need, kes tahavad ka teist keskust teha, et see on nagu paha. Et võib-olla ta ei olegi normaalne, kui me mõtleme veel. Mina vaatan sellest kõrvalt üritan, siis marsilt või kuubelt seda vaadata, ma nagu ennast ei taha siis EKRE, et kuidas mul on kasulikum on või minu perele või midagi iganes, et üritan sellest suurt pilti vaadata. Ja Ameerika Ühendriikide eelarve defitsiit on üle 6% SKT-st. Ja kui te mäletate, siis, et Euroopas on lubatud näiteks üle kuni 3% SKT-st või ühe aasta puude olla Ameerikas on juba üle 6% mõnda aega. Ja seda nad räägivad ka, et seda nagu ei jõua pikalt pidada. Ja sellepärast on ka siis see, et mida teeb seal siis Elon Musk, et ta siis kärbib neid riigi kulutusi ja siis vaatatakse ka teiselt poolt, et kuidas riik saaks rohkem teenida, et siis seda eelarve puudujääki kärpida. See on see, millega siis uus administratsioon tegeleb. Teiseks on see, et tahetakse siis jooksva kontoga tasakaalu saada, aga sealt läheb Ameerika raha välja, et siis umbes 3,4% SKT-st on praegu, mis on siis eksport on väiksem kui import ja ta elab tegelikult tänu sellele suurelt nii hästi ja kõik, meil on see reservvaluuta, enamused reservidest hoitakse dollarites. Ja sellepärast ta saab sellist puudujääki nii jooksva konto kui ka eelarve puudujääki jooksutada, aga nad tahavad liikuda selgelt tasakaalu suunas ja seda ei saa Ameerikastele ette heita. Eks et nad tahavad oma majandustasakaalu saada, igati mõistlik tegevus. Et see võib-olla meile ei sobi, et nad võtavad seda kusagil kulutusi ära, et ei toeta mingit projekte, aga seda, see on nende asi, see on meie, kes keegi midagi küsib. Ja nüüd see, mis ta nüüd ka teeb, on natuke teeb sellist deglobaliseerumist, millest ma enne natuke rääkisin. Ta liigub selles suunas ja sellepärast, et nii palju mina lugenud erinevaid majandusgeograafilisi või geopoliitilisi raamatuid, siis üldiselt selle arvatakse et selline deglobaliseerimine on trend. Esiteks ja teiseks on see, et väga paljud arvatakse, kindlasti arvatakse seda, et kõige paremini on selleks valmis Põhja-Ameerika. Sest Põhja-Ameerikal on kõik ressursid omal olemas, neil on omal põllumaa, piisavalt, eks neil on elanike ruutmeetri kohta vist 3 mitu korda vähem kui on Euroopas näiteks, rääkimata kusagil Hiinast. Ehk et maa on olemas, põllumaa olemas, neil on metsa olemas omal, neil on olemas oma nafta, gaas, enamus metalle ka kõik on olemas selles Põhja-Ameerikas, nad saavad selle ära ja nüüd, kui nad toovad oma tootmist tagasi rohkem sinna, mis siis nii palju enam ei vaja inimtööjõudu, kui siis 30-40 aastat tagasi või 20 aastat tagasi, siis on ta kõige paremini ette valmistunud piirkond selliseks deglobaliseerimiseks. Et see on väga selline mõistlik tegevus, kui me vaatame 5 ja 10 aastat ettepoole Ameerika Ühendriikid. Ärme vaata seda, mis toimub järgmised 3 kuud või järgmised aasta 2. Aga vaatame 5 ja 10 aastat. Kui sa oled nagu sellise suure riigi juht, eks ole, siis sa pead ju tegelikult tegema otsuseid, mis mõjutavad siis ikkagi riikiga
5 ja 10 aasta pärast, et mitte tegelema ainult selle populismiga, millega nad ka kindlasti tegelevad. Nii et paneb siis selle peale tollid paljudele kaupadele ja siis need tollid muuseas on tollidega üks suur segadus. Ma ütlen ausalt, et mina ei saa kõigest aru. Ma olen väga palju nagu jälginud, ma olen ka küsinud paljude inimeste käest, kes ka nagu vaatavad sellest ja nemad tuleb ka nagu aru anda, täpselt aru saada, mis selle tollidega toimub tegelikult. Ja ühte ma olen aru saada, et ajakirjandust ei tasu lugeda, tasub vaadata see, mis on nagu originaalis ta räägib. Et see ajakirjanduse tõlgendus on ikkagi väga suvaline ja väga oma mingisuguse vaatenurgalt, kuidas siis neid sõnumid tõlgendaks ja miks nad tollid tuleb seda rääkima hakkas, on see, et kui ma kuulen otse tema pressikonverentsi või intervjuud, siis ta ütleb, et Trump ütleb, et ta paneb tollid, et niimoodi, et vastastikust tollid. Kui ma loen jälle uudiseid kusagilt ka rahvusvahelisest meediast, siis ütleb, et ta paneb kõikidele kaupa tollid peale. Aga kui ta räägib, siis ta ütleb, et ta paneb, et Ameerika kaupadel on täna toll peal, ja ma panen vastu. See on 2 ise asja täiesti. Et nagu igal juhul näiteks Euroopa autodel ei ole tollimaksu Ameerikasse viimisel. Ameerika auto Euroopasse on 10% tollimaksu. Nüüd ütleb, ta paneb ka 10%. Aga seal tuleb veel, kui nüüd kuulata, mida ta räägib ja mis seal nagu ajakirjandus on, veel see on minu jaoks väga segane, aga ma räägin selle veel ära, et osaliselt need tollid asendavad nagu valuutakurssi, et kui Ameerika paneb tolli peale, siis see riik laseb oma valuutakursi alla. Jälle samas kohast tagasi. Ja seda jätkub, eks ole. Selline, et siis mis samm jälle järgmisena astutakse, see sisuliselt on sama, kui selle teoreerib valuutaga paneb või siis kui teine naaber maksab tolli hakkab maksma. Nii et see on üks selline huvitav võitlus, aga igal juhul, mis on selle tulemus, on see, et järjest rohkem ja rohkem suuri ettevõtteid on nüüd juba viimase paari nädala jooksul teatanud, see Apple teatas, eks ole, et ta investeerib, toob Hiinast oma tehased ära, investeerib siis 500 miljardit. 500 miljardit. Et Eesti SKT on 40, et investeerib sinna tehastesse ehk siis üle 10 korra rohkem, kui on Eesti rahvas siin aastase jooksul toodab. Siin, et kiibitootjad lubasid ka 100 miljardit investeerida, autotootjad tulevad vaikselt tagasi, et igal juhul ta oma selle saavutab ja sellest tuleb nagu aru saada, miks seda teeb. On selleks veel kord, et kui sa oled ikkagi nii suur riik, 350 miljonit inimest ja sul ei ole nagu autotööstus hakkab nagu ära minema teistesse ja kogu selline metalli töötamine ka, siis seda ei saa endale lubada, eks ole, kui sa veel kord oled. Meie saame seda lubada endale, meil nagu nii kõigiga hakkama ei saa, meil nagu kusagil suures süsteemis olema. Aga et kui sa oled 350 miljoni inimesega piirkond, siis sa pead ikkagi ise suutma metallitööd ka teha ja rauda sulatada. Nii et see on see, kuidas mina näen seda olukorda. Ma ei hakka nagu nimelikult andma mingitele populistidele, kõikidele, aga suures plaanis ta tegutseb selles huvides. Et kulud kokku, tulud suuremaks, ka lihtne ettevõtja lähenemine. Ja see, et ta seal neid igasuguseid meediashow'd teeb, on ju, ma arvan, et nii Trump kui ka Elon Musk on mõlemad, kui me paneksime maailma 10 paremat marketingi tegijad, siis ta võib-olla mõlemad oleks see top 10. Selles ka nagu kahtlust ei ole, et ta on selle koha pealt väga võimekad. Nii et kokkuvõttes veel kord elab huvitaval ajal on ju ja globaliseerimine siis keerab natuke nagu vaikselt teises suunas. Demograafia on meil kõige suurem probleem ja mingisugust majanduskasvu on meie piirkonnas siin väga raske oota. Ja kindlasti seoses sellega, mis siin toimub praegu kõigi nende tollidega ja edasi, et meil on siin segadust väga palju, aga sellest on huvitav. Eks ole, et vaadata, et midagi katastroofi
selleks ei ole midagi muretseda, pole vaja ja elu läheb rahulikult edasi või väikeste selliste ehmatustega tavaliselt on nad ikkagi kõik need jutud on alati suuremad kui see, mis meie igapäeva elu mõjutab. Nii et see on see, mis ma tahtsin kõigile rääkida. Ma olen valmis küsimustele vastama. Väga sinu tõest. Mina olen nõukogude ajal, kui meil see nõukogude võime oli kommunism, oli silmapiiril, siis öeldi, et kapitalismikes maades toimub ületootmine. Toodavad üle nii palju vaja. Kas praegu see asi ikka kehtib? Ma arvan, et kapitalistid üldiselt teavad, kui palju toota. Pigem, aga kindlasti on nagu see, et meil oletakse liiga palju, siis see kõik on vaja maha müüa ja selleks on nagu tublid reklaami, kes meile kõik seda ajupõdu peavad igast. Aga kui te nüüd sellest nõukogude ajast hakkasite rääkima, siis mulle see praegune aeg meenutab natukene Gorbatšovi aega. Et Gorbatšov alustas ka, eks ole, alustas ju perestroikat glasnostega. Ehk siis võis jälle vabalt rääkida. Ja praegu tundub mulle samamoodi, et sotsiaalplatvormid, eks ole, ka mõlel oli kõik need faktikontrollid, see on see, mis nüüd see Elon Musk alates sellest Twitterist ja kus selle Ameerika uue administratsiooniga võeti kõik need piirangud ära, et seda kõike saab rääkida. Ameerikas kindlasti Euroopas vist veel, ma ei tea, kus see seis parasjagu on. Mida nagu suudoom võib rääkida. Ja see loomulikult tekitab mingisuguse uue kihi ja nüüd ma vaatan selline nagu äratõmbus rõõm, et vaadake, kui Gorbatšovi ajal hakati rääkima, et neil on nõukogude võim ikkagi nagu võib-olla kõik ideaalne ei olnud, eks ole, et olid ka väikesed vead, eks ole, nagu hakati vaikselt kritiseerima mingisuguse asju, siis need osanemised paadamavad kommunistid, need ütlesid ka, et see on nagu Ameerika agent. Oli niisugune asja alguses öelda, et kes julgesid kritiseerida nõukogude võimu. Ja praegu on natuke sama tunne, et teistpidi peegelpildis, et kes natuke selle Ameerika kogu selle süsteemi vastu midagi julge öelda, siis väga paljud ütlevad, et tema on Kremli agent põhimõtteliselt. Samas kohast tagasi põhimõtteliselt, kus 85. alustasin. Mul on üks küsimus, et meil on väga populaarne rääkida aastatest 2050 ja nii edasi süsinikneutraalsusest ja hiljaaegu ju mitte kaua aega tagasi rääkis ka üks rahandusministeeriumi töötaja, vaadaku kui tore, et aastal 2070 oli Eesti keskmine palk 11 000 €. Et huvitav, mis me selle teadmisega peaks küll peale hakkama, aga sellest demograafilisest situatsioonist, nagu siin me kõik praegu kuulsime, sellest ei taha nagu keegi rääkida. Et mis siis peaks tegema või kuidas peaks siis otsustajate või tarkade inimeste tähelepanu nagu selle juhtima? No kus mina tean? Ma olen proovinud seda proovinud korduvalt. Parimal juhul öeldakse, et loll oled lihtsalt. Aga et selle samal koosolekul osalesin mina ka üle videosilla, eks ole, kus öeldi, et 2060 läheb elu jälle väga heaks. Et siis oli vist need aastad, kus pensionikassasse laekus rohkem raha, kui pensionäride just ära kulutada. See oli see tabel oli selline, ma küsisin, kuidas see loodus välja näeb, ta lõpuks väga selge loogika, et kuna siis on mingisugune paar aastat, 4 aastat, kus nii palju ei lähe pensionile, ei lähe nii palju, kui siis nagu pensionäride hulk väheneb, mis oli see niipidi, see oli jah, mingi aeg. Surevad kiirelt.
et aga see 2060 oli jah, see oli hea aasta. Mina kavatsen selle jah, mul on plaan see ära teha. Ma saan tõesti 93 aastane. Aga see selleks, aga kuidas seda selleks teha? Mina ei kujuta ette, ausalt, naljana lõppemis ära lõpetada, eks ole, ma ei kujuta seda ette. Sellepärast, et kui me võtame nüüd ka näiteks seda peale seda eelmist valimist, mis meil oli, eks ole. Juba siis oli näha, et meil on rekordmadal sündimus. Eks ole, mis siis valitsus tuli esimene asi, mis tegi 2 asja, võttis suure pere toetused ära ja lubas samasoolistele abielluda. Need olid esimese otsused, kui võtsid. Esmalt ma tahaksin tänada väga loetumist, minu oleks väga adekvaatne analüüs. Ainult mul tekitab küsimusi viimane nagu järeldused, sest kui poliitiliselt võtta, siis me ei ole ka selle praegu lahkuva maailma nagu esindaja, kes on selle globalistliku maailma. Aga peale Trumpi võitu me oleme olukorras, kus me oleme sõjas Venemaaga ja nüüd sisuliselt ka sõjas Trumpi vastu. Et Ameerika Venemaa vastu korraga ja ma ei näe mingit võimalust siin majanduskasvuks, vaid ma kardan väga suurt majanduslangust kogu Euroopas ja Eestis ja väga raske olukorra meie kogu juhul. Aitäh! Ma olen optimist. Selle koha peal, ma arvan, et seda ei tule. Et saavad seda, et poisid lepid selle kokku. Ja mingit sõda ei ole kellegi pidanud. See on see, millesse nagu mina usun. Ja me tõenäoliselt investeerime kaitsetööstusesse ja ostame mingisuguse asju rohkem, selle võrra elustandard nagu langeb, eks ole. Aga see nüüd ei ole nii suur, see langus, eks ole, kui me oleme 2-3-4% ja veel, kui meil iga aasta hakkab 1% elanikkonnast, kui ütleme siis tööjõuline elanikkond hakkab 1% võrra kahanema, et see on nagu üks 5 aasta perspektiivis palju suurem mõju, kui selline kaitsetööstuse. Aga jah, see... Siin on see probleem, kogu meie rahandus on ju Euroopa keskpanga peale, aga Frankfurtid tuleb ära. Liberaalne selgi rotatsioon, Euroopa majandus ja Ergase lugemus 5% majandusseadus. Ei, seda... Meil on selles mõttes... No nii palju ta ei lange, et kui ta hakkab vaikselt langema, siis ta, ma arvan veel, et ta ei kasva, pluss-miinus 1% seal läheb järgmised 10 aastat tõenäoliselt, kui meil suuri kataklüsme ei ole. Aga veel kord, see ei tähenda seda, et nad kasvada saadaks ja elule. Et ma ei kindlasti räägi seda juttu, et meile elule kohe paremaks. Nominaalselt võib pensioni palk kasvada ja kasvadki, aga ostujõud pigem nagu kahaneb. Aga majandussuhtes on Saksa. Ja. Saksa on eriti see. See on tagasi. Odan maa. Jah. Pluss oli Ameerika pool, nüüd on tõenäoliselt kaua. Juba katus, iga Ameerika. Peale seda Saksa maali ja kogu Euroopa. Ma saan aru, millest te räägite selles mõttes, et kindlasti on Saksamaal praegu tõsised teemad, eks ole, aga Saksamaal on ka siseturg on piisavalt suur, eks ole, aga autotööstus on väga tähtis küll, tulemast on mingi 10% ja veel 10% ekspordist on lahti. Lisaks on Saksamaa ekspordib väga palju seadmeid, just tootmisseadmeid, meditsiiniseadmeid üle maailma. Ei. No nii ruttu see ei kao. Vaikselt läheb, aga ruttu see midagi seal ei ole ja mina usun sellest, et Saksa rahvas on piisavalt nagu tark ja kohanemisvõimeline, et nad suudavad seal ikkagi oma ennast ümber teha. Mingisugune
rohkem nagu ühemal määral, et sellist suurt laksu ei tule, aga nad ikkagi toimetavad oma asjadega ära. Ma veel kord mina usun, et saksa rahva selle omad, nad on töökad ja tublid inimeseks. Ja küll nad hakkama saavad. Võivad veel kord tulla mingid tagasilöögid, mingid tööstused, mingid lahti, aga teie rahvas on kogu aeg hakkama saada. Ja Indreku toetuseks või teise ilmasõja järel, kuidas oli Saksamaa purustatud ja kuhu ta välja jõudis. See on kinnitus sellele, et on väga intelligentne, töökas ja perspektiivi nägev rahvas olnud. Nii, aga küsimusi, mul on endal üks väike kommentaar siin juurde, aga võib-olla kaks. Üks on see tehisalu, mida siin LK soovitas ja toetas. Enda üleelamisel hiljuti elektripliit väsis ära kodus ja ütlesin prouale, et kuule, sul on see tarkmees seal laua peal, mille küsi tema käest. Ja läks ja ma mõtlesin, et teid nalja. Tuli veerand tunni pärast tagasi, vaja seda teist ja kolmandat teha ja hakkas tööd. Uskumatult, mida see tehisalu oskab ja teab. Eesti keeles. Ei, nad on igast asju võib teha, eks ole, sellega. Ma tean ühte oma tuttavat, kes temaga peab väga sügav religioost ja filosoofilisi diskussioone. Ta on lugenud mulle vastust ette, ütleme, et kõige huvitav minu jaoks, et ta nii heas eesti keeles. Et mis on, nagu kui ma vaatasin ka, näiteks Google'i tõlget, siis minu arvates on näiteks ChatGPT on parem eesti keel kui selle Google'i. Aga veel kord, see on minu tunnetus, ma ei ole nii spetsialist, eks ole, aga see eesti keel oskus on minu jaoks üllatavad ja kuidas ta selle suudab nagu keerata siis teise keelmärki ja seda kõike nagu see 5 või 10 sekundi jooksul laseb sulle paargid lehte või paar nii lehekülg mingisugust tarka teksti. Kes ei ole seda proovinud. See ei ole keeruline, ma ütlen teile selle kohta tegemist. Ja ei maksa midagi. Väljakutse meie inimestele, remondimeestele, kes pakuvad erinevates valdkonnades teenuseid, või kus saab seda koduse info teel kergelt ja kiirelt rääkimata osavalt lahendada. Siin ma vaidlen vastu natukene. Ma arvan, toruluksepa töökohta. Seda on mõnus. Et selline keskastme ametniku töökohta on vaja, aga toruluksepa on ikka vaja. On, nendes üldse katkata. Ma olen jäänud ka paljadele oma tuttavatel, kes küsivad, et mis ametit peab tuues ala lõppemaks, et õppigi toruluksepaks, et sul on kindlasti vaja. Ja võimalus. Jah. Tehingrahuga viime suurem. Selle on ka proovinud. Et ta räägib, et mis on mured seal kõik on. Sellega. Ja mulle väga meeldis ka kommentaar tonnide kohta, sest olles siin ka majandusalast kirjandust lugenud ja viimastel aastakümnetel mitte seda siin meenutatud kuldse aja perioodi, kus kogu aeg oli teada vabaturumajandus, tollideta riikidevaheline kaubandus ja me areneme võimsalt edasi ja nüüd me näeme, kuuleme mitte kohutavaid arvamusi ja mis selles osas võib kõik meid ees oodata. Aga igal juhul me kuulsime väga huvitava loengu mõtteainest koduteele ja ka hilisõhtuteks öödeks, kui und ei ole, mis saab meie majandusest. Nii et igal juhul suur tänu seda huvitava.